Tere päevast! Minu nimi Silva Sirge ja täna me siis korraldame järjekordse veebiseminari, Madara esinduse veebiseminari ja seekord siis väga olulisel teemal, mis on nüüd viimasel ajal jälle kuidagi päevakorda rohkem tekkinud nii Eestis kui ka mujalt, on just erinevustest erinevate aparaatide vahel, mis siin, nagu öeldakse, maailmaturul pakutakse. Ja pealkirjaks on siis peamistest erinevustest FOHO-PEM aparaadi ja teiste tootjate analoogsete toodete vahel. Ütlen teile kohe, et ega seda ma ei ole ise midagi välja mõelnud. Siin on meil ühe väga hea arsti kogemused. See arst mingi aeg siin hiljuti just meile ka siin Läti seminaride poolt, organiseeritud seminaride poolt esines ja rääkis oma isiklikud kogemusid. Need ma olen siis nagu siia piltidega üles pannud, aga ühte asja ma tahan teile veel rääkida. Mul oli plaan küll seda filmi täna võib-olla näidata, aga vist on mõttekam teha nii, et kuna see on FOHO korporatsiooni poolt tehtud film ka aparaatide erinevusest, siis ma teen sinna eestikeelsed subtiitrid ja panen YouTube'i üles ja siis ma teatan ka, kui ta valmis saab. Nii et selline on siis seekordne otsus selle webinari kohta. Ja meeldetuletuseks veel, et meie oleme siis siia kogunenud Hiina traditsioonilise meditsiini huvilised, kes on seotud nüüd eelkõige rahvusvahelise korporatsiooniga FOHO. Kui mõni on siin, kes seda ei ole või kuulab järgi lindistust, mida me täna püüame teha, ei ole sellega veel ei ole veel sellega kokku puutunud, siis tere tulemast, küsimast meie käest, kas Madara siis esindusest või mõnest teisest või siis selle inimese kaudu, kes teil võib-olla andis märku üldse sellest korporatsioonist. Ja teatavasti see ei ole mingi toidulisandeid tootev rahvusvaheline firma, vaid ta on oma kindla eesmärgiga Yang-Sheng tervise säilitamise ja pikaajalise kultuuri levitamiseks maailmas ja sellega seoses, et ühelt poolt oleks inimesel ka tervis ja teiselt poolt ka finantsiline tugi selle tervise säilitamisega. Ja Yang-Shengist me nüüd, kui tervisekultuurist räägime, siis ta jaotub 3 ossa: toitumine, käitumine ja psühholoogia. Täna me võib-olla puudutame kõige rohkem sellist teemat, mis on seotud ehk käitumise ehk liikumisega, sest teatavasti bioenergia regulatsiooni tegev PEM-aparaat on, nagu öeldakse, passiivne liikumine. Selle asemel, et nagu öeldakse, joosta, võib ka lasta endale PEM-seanssi teha. Ja kuna natukene me räägime PEM-aparaadist, ma natukene siis tutvustan ka mõnda asja, mis selle tagalaga on olnud. Muidugi tagala on selle PEM-aparaadi väljatöötamisele on see, et loomulikult inimesed on praegu tänapäeval tunduvalt suuremate pingete all, ülekoormuste all, kes tööl, kes pereelus, kes muidu maailmas toimuvaga. Töökohad kipuvad olema aina vähem liikumist pakkuvad. Kui me nüüd mõtleme veel siin koroona aega tagasi, siis oli ka nii, et lausa kodust ei tohtinud välja minna, liikumisaktiivsus vähenes. Iga aastaga need kahjulikud harjumused kipuvad meil süvenema ja toidu kvaliteedi langus on nagu mõeldud selle mõttega, et toidud on ümber töödeldud niivõrd palju ja iga ümber töödeldud toidu kasutamine või teist korda töötlemine teatavasti juba organismi kogub kantserogeenseid aineid. Ja kõige selle tulemusena meie immuunsus loomulikult alaneb. Ja kõige selle tulemusena me võime näha ka seda, et osadel inimestel toimub see enneaegne vananemine. Ja kui me nüüd mõtleme, siis loomulikult on meil aastaid olnud abiks läänemeditsiin, arstid, kes siis nagu püüavad meid aidata, kui meil mingid hädad käes on ja püüavad siis meid oma vahenditega abistada ja küll füsioteraapiaga, küll medikamentidega. Aga kahjuks läänemeditsiinil on eelkõige sümptomite kõrvaldamise
põhimõte ja võib-olla sümptomi sellel tasakaalul hoidmine, kus ta või sellel tasemel hoidmine, kus ta parajasti sümptom on, et asi hullemaks ei lähe. Ja tihti te kuulete ka arstide käest sellist väljendit, et no nüüd, kui te hakkasite mingit ravimit võtma, siis te kipute seda võtma elu lõpuni. Ja nüüd siis meile on abiks tulnud idameditsiin Hiinast ja seda rohkem, üha rohkem ja rohkem kinnitab ta ennast ka siia Eestisse. On juba päris palju neid, kes on Hiina meditsiini õppinud erinevates koolides, erinevate doktorite või õpetajate all ja meil on nagu selline au ka siis õppida siis korporatsiooni Fouhou ehk Phoenix ehk tulilind, nagu ta õige nimi on, see hiina keeles see Fouhou, seda tähendabki, kõlab umbes sarnaselt, siis nende all just seda Hiina traditsioonilist meditsiini ja siis ka seda medikamentoolset ravi, see tähendab, et mis küll ei kipu väga kiire olema, aga mis on selle võrra nagu põhjalikum ja ütleme, tulemusi saavutavam. Loomulikult väga hea on ka, mida praegu väga palju räägivad nii lääne kui idaarstid, et igasugune liikumise, spordiga tegelemine ja tervendavad tooted tulevad abiks. Füsioteraapiast me ei hakka üldse rääkimagi, sest see on number 1 minu meelest. Kõik inimesed võiksid selle peale mõelda, kui mingi tõvi on kallas, siis esimene asi, mille peale võiks mõelda, on igasugused füsioteraapiad. See on ka lääne meditsiinis pakuvad. Ja loomulikult ka toitumise reguleerimine vastavalt siis võimalustele. Ja mida ma tahan teile tegelikult öelda? Kui me räägime, kui turule tuli PEM-aparaat siin aastaid tagasi ja mina teda esimest korda Moskvas veel kuldset nägin, siis tegelikult olime me kõik väga õnnelikud, sest ta tuli toeks meie Fouhou põhitoodetele. Ja kui te nüüd näete, et ma olen siia pannud plussi vahele, see tähendab just seda, et kui te teete ainult massaaži selle PEM-aparaadiga ja oma organismi ei täienda vajalike mineraalainetega või mingi tervendavate muude vahenditega, no vitamiinid, mineraalid erinevad, kellel mida parasti vaja on, siis tegelikult selle efekt on tunduvalt väiksem. Kui me nüüd need, kes PEM-aparaadiga nüüd on tegelenud ja mäletavad, kes on koolitustel käinud, mäletavad kindlasti ühte väljendit, et peale iga seanssi on kasulik 1 pudel korditsepsi ära juua, sest see on selline üldine regulatsioon ja mille mõju siis on veel topeltmõju, see 1 pudel oleks nagu 2 pudelit ära joonud. Ja meil on tõesti korporatsioonis imeline võimalus tarbida tooteid maailma esimesest vedela korditsepsi tehasest, mille asutas härra Yu Fei, keda me oleme siin ka Eestis ja kes on Hiinas käinud, ka Hiinas näinud ja paljud tooted, kus on korditsepsi sisaldavad. Meil teatavasti ei ole ükski toode see, kus on ainult 1 aine sees, et ütleme, kuskil on korditseps, kuskil on see läikvaabik, kuskil on ainult roosilehtede ekstrakt või veel midagi või ainult kaltsium. Nad on kõik nagu sellised kokku miksitud kindlad segud kindla eesmärgiga ja igaüks tegelikult teab, mida tal on vaja, kui ei tea, küsib esinduses, küsib oma inimeste käest, kes on rohkem sellega tegelenud, aga põhimõte on see, et kui me hoolitseme oma tervise eest, mõtleme just see 3 punkti, regulatsioon, puhastamine ja taastamine, siis vähehaavali ajapikku meie tervis taastub, läheb paremuse poole. Ja nüüd ma siis lähen edasi nüüd PEM-aparaadi teemal. Nagu te näete, on meil siin 2 PEM-aparaati praegu turul saadaval. PEM1-st on üleminek kohe 3 peale. Mina olen kunagi näinud Moskvas veel ühte, mis oli kuldne selle õpetase asemel. See on siis nüüd loetakse ta PEM 1. astme aparaadiks ja PEM 3. astme aparaatiks on siis see, millel on nüüd kõrvale ka pandud peale muude omaduste on ka ultraheli otsik. Nende mõlema Bionerga massaaži aparaadi mõju ja see sõrmikutega, mida me seda mõju avaldamine on ühesugune. Nad ei ole üldsegi erinevad. Miks üks põhjuseks, miks tekkis äkki ühel hetkel sinna kõrvale PEM 3.0? Üks nendest põhjustest oli see, et väga ruttu hakati järgi tegema seda PEM-i aparaati. Ta ei olnud nii patentidega kaitstud ja
turul tekkis hulk BEM-i aparaatide järeletegijaid. Muidugi sellel uuel aparaadil on lisaks ultraheliotsikule ka veel asjad nagu veel võimalikult turvalisemaks tehtud, on need nupud turvalisemad, et vesi ei pääseks ligi ja mugavamad ja on ka loomulikult võimalus selline, et saab akutoite pealt seda nagu kasutada, nagu mina väljendan, et saab põõsal ka bioenergoregulatsiooni teha. Ja nüüd veel paar sõna bioenergia massaažiaparaadi töö põhimõttest. See põhimõte on seotud meridiaanide õpetusel, mida Hiina traditsioonimeditsiin on aastaid rääkinud ja lääne meditsiin on väitnud, et kuna ei ole näha, siis neid ei ole olemas. Ja selle meditsiiniteadust või õpetust on nüüd kokku pandud kaasaegsete väga erinevate tippteaduse saavutustega. Ja selle aparaadis, kui ma kunagi käisin eriesindajate koolitusel aastaid tagasi, vist enne koroonat veel jõudsin käia, siis meile seal räägiti ka sellest, et seda aparaati kuskil paarkümmend aastat tehti selliseks, nagu ta on nüüd tänapäeval, et meie lihtsad inimesed, kes me ei ole arstiharidusega, saame seda kasutada. Midagi analoogset olid kunagi kasutatud haiglas. Ja põhiline ongi ta mõju meie bioloogiliselt aktiivsetele punktidele. Need asuvad meie meridiaanide peal, seega puhastuvad meridiaanid. Sealt hakkab see eluenergiat paremini läbi voolama ja loomulikult puhastavad ka meie veresooned, sealt hakkab normaalsemalt tsirkuleerima veri, see tähendab mikrotsirkulatsioon paraneb. Selle tulemusena loomulikult organismi energia tõuseb väga hästi. Samamoodi on kolmas, nagu ma ütlen, kolmas jõgi on seal veel meil lümfide puhastus toimub ja selle tulemusena siis taastub ka siseorganite yin-yang tasakaal. Teatavasti Hiina meditsiinis on tasakaalul väga tähtis sõna tasakaalu Hiina traditsioonis meditsiinis, et meie oma organite omavaheline töö peab olema tasakaalus, meie elu peab olema tasakaalus, meie emotsioonid peavad olema tasakaalus, nii et see aitab väga kõvasti sinna kaasa. Ja mis veel tuletan meelde, et ta on tõepoolest üsna mugav. Ta on ilma igasuguste valusüstideta ja ta on ohutu. Ta tegelikult, kes nüüd on nagu rohkem teinud, juba tunnetavad seda, et ta ei pea olema valus. Kui keegi teile on PEM massaaži teinud või PEM aparaadiga massaaži teinud ja teil on see valus, siis te peate alati ütlema sellele, kes teeb, et ta tõmbaks siis nagu natuke vähemaks neid numbreid, et saaks valutumalt teha, sest meile õpetas ikka FOHO korporatsiooni asepresident ja ärikolledži suur spetsialist, arst ja 20 aastat PEM selle analoogse bioenergoregulatsiooniga tööd teinud härra Liao Shusheng, et tegelikult mugav peab olema. Inimene ei pea tundma ebameeldivust, ta peab tahtma tagasi tulla sellele seansile, et ennast aidata. Ja näete, siin on siis lisaks sellele on väga palju omadusi, kellele unel, kellel selgroprobleemid, sugufunktsioonide paranes, vananemine, aeglustamine, kosmeetiline toime loomulikult ka, aga siis ka kindlasti selle 3 hüperi, mida me oleme kokku puutunud. See on kõrge vererõhk, kõrge lipiidide sisaldus veres ja kõrge suhkur. Nii et sellest kõik ta nüüd siis toimub ja siis tuletame meelde ka, et ta tegelikult modelleerib erinevaid Hiina väga tuntud massaaživõtteid ja füsioteraapiavõtteid. No nõelravi kindlasti, guassa ja tuinamassaaži, kuputeraapiaga on väga paljud võib-olla elus nooruspõlves kokku puutunud ja sellist kõrvetamise tehnoloogiat, moksateraapiat. Seal on tegelikult veel teisigi ja kui mul tuleb meelde nüüd koroonaaegne info, siis näiteks kuputeraapia oli ka üks selline ja nõelravi, mida nad avastasid, et väga hästi füsioteraapia meetodina nagu mõjus. Ja nüüd ma tahan teile rääkida sellest, mida võib-olla meie hiinlased, meie Hiina koolitajad ei ole meile rääkinud. Sest mul oli au ka kuulata paar korda ühe arsti, Tatjana Bezbatšenko loengut sellel teemal. Tema on arst, infektsionist,
epidemioloog, refleksoterapeut ja homöopaat ja ta on saanud FOHO, juba pikaaegne FOHO partner. Ta on praktiseeriv just PEM-massaažide alarstina ka ja temal on nüüd väga häid kogemusi jagada. Ja lugu on nüüd sellest, miks me täna sellest räägime, on see, et kui nemad nüüd selle aparaadi seal, tema elab Moskvas, esimest korda said, siis hakkas ka kohe kuskilt info läbi imbuma, et kuskilt saab neid aparaate osta, PEM-aparaate saab kuskilt odavamalt osta, sealt AliExpressist. Ja nendel oli siis selline mõte, et nemad otsisid ühe füüsika matemaatikateaduse kandidaadi ülesse, kes tegeleb just selliste elektriaparaatide leiutamistega, kes on väga suur spets elektrialal ja kohtusid temaga ja võtsid siis meie need aparaadid kaasa, et mõõdetakse, mis siis meie aparaadid, mis pinget, mis sagedusel, mismoodi nad töötavad, mis toime nendel on. Ja kui nad nüüd sinna lõpuks läksid, siis oli sellel mehel oli selline mingisugune tähendab üks entselograaf ja ta püüdis mõõta siis neid laineid, mida see aparaat siis nagu välja annab. Ja kui ta seda nägi, tema, kes on elektriala spetsialist, siis ta ütles, et see on imeline ja unikaalne aparaat, sest sealt tuleb välja keeruliselt modelleeritav impulssvool sagedusega kuni 3,5 kilohertsi. No see on siis ta on 2500 kuni 3500 hertsi. Nii et kuni 3,5 kilohertsi. Ja ta ütles, et see ei saa olla mingisugune lihtsasti välja mõeldud asi, et siin peab olema väga suur grupp teadlasi pikalt sellega tegelenud ja seda välja mõelnud. Ja siis, kui meie need inimesed, see proua Tatjana Bespatšenko pakkus, et võib-olla teevad temale ka PEM-protseduuri ära, siis mees ütles, et ei, tema muretseb ühe uue aparaadi, mõtleb välja, kuidas sinna seda inimest ka nagu kuidagi seadistada, et oleks nagu energia läheks läbi inimese ja et need saavad hiljem saate kokku ja et siis me nagu vaatame, mis siis see endast tegelikult kujutab. Ta nagu elektriga tegelev inimene, ta nagu kõiki asju tahtis ikka konkreetselt mõõta. Mida nad siis veel teada said, et see reguleeritav pinge on kuni 70 volti ja see mõju, mida me nüüd, kui kindad kätte paneme, toimub, no ma panin kohe siia kirja, kuni 16 sentimeetri sügavuseni. See tähendab, et ta läheb nahast läbi, nahaalusest kihist, lihasest, rakkude vahelise vedeliniga, raku sisemise vedelikuna, verd ja lümfi, kõike ta tegelikult mõjutab. Ja eelkõige ta mõjutab meie vedelikke. See tähendab just, mis meil on vedelik, on veri, meil on lümfid. Ja selle kohta, kuidas need kindad veel eriti töötavad, on pärast selles filmis, mida ma tahan teile subtiitritega pärast jagada, on ka natuke pikemalt kirjeldatud, sest korporatsioon FOHO tegi selle kohta ka omad vastavad katsed. Nüüd siis ta ärritab ka ekstero ja angioretseptorid. Ekstero on pealispindsed retseptorid ja angi on siis seespidised. No ekstero on need kuulmine, nägemine, ütleme nii lihtsamalt öeldes. Siis ta tõstab, see aparaat, ka kudede temperatuuri 2-3 kraadi võrra. See tähendab, ta annab veel rohkem soojust 2-3 kraadi juurde, mille tulemusena toimub kõva immuunsuse stimulatsioon. Siis ka, mis suureneb selle töö tulemusena? Leukotsüütide fagotsüütiline aktiivsus. See fagotsüütiline, see tähendab, need on need õgirakud, need on need rakud, mis hakkavad toimuma aktiivselt põletikelistes kolletes ja hakkavad sööma siis need igasugused baktereid ja viiruseid, mis sinna põletikusse kolletesse on tulnud. Nende toime suureneb. Ja mul tuleb meelde, et proua Pangu kunagi siin hiljuti oli ühel loengul, rääkis meile ühe näite, et tema käis hambaarsti juures ja hambaarst ütles ikka nagu hammaste koha peal ju põletikune protsess, et pange sinna koha peale siis midagi jahedat ja tema mõtles, et tema on ikka õppinud seda asja ja kõik soojus
nagu paneb vere kiiremini liikvele, toob uusi toitaineid, toob uut siis hapnikku ja vett ja tema proovib ikkagi selle PEM-aparaadi ja soojendamistega. Ja kui ta lõpuks siis arsti juurde hiljem läks, siis arst imestas, kuidas tal väga hästi on kõik paranenud ja tema selle asemel, et külma vastu pani soojust. Vot see on seesamane asi, mõni kraad rohkem tõstab hoopiski, aktiveerib neid õgirakke, selgub meie organismis, et nad põletikustes kolletes kiiremini jagu saaksid. Loomulikult on ka toksiinide väljutamine PEM-aparaadi töö põhimõttes sees, ainevahetusprotsesside kiiremini ja tugev pH nihe aluselisuse ehk leeliselise poole organismis, kui me seda nüüd teeme. Ja nüüd on siis pilt sellest unikaalsest voolust. Näete, see on siis selline sinusoidne, võiks öelda, pilt. Selline, kus on näha, et on impulsne ta on selline madalsageduslik ja olenemata, mis tugevuse peale tegelikult on aparaat pandud, näete siin paremal pool on ka näha, ikkagi see sinusoidne liin säilib. Tähendab, et ta muutub kuskil 1 korda minutis 2,5–3,5 kilohertsina ja ta nagu annaks puhkust meie kehale ja see vool, mis siis aparaat nagu levitab, nagu voolab üle terve meie keha. Ja see, noh, kui me nüüd üldse sellest PEM-aparaadist räägime, et mis seal siis nagu on, seal on nagu sagedus, voolutugevus ja pinge, need 3 parameetrit, millega nad töötavad, siis just erinevaid sagedusi mõõtes tuli see parempoolne pilt välja, et ikkagi see voolujoonelisus säilis, see sinusoidne lihtsalt venis natuke rohkem välja. Ja nagu teatavasti meie elu on üks assimilatsioon ja dissimilatsioon, pidevalt on nagu muutused ja see nagu voolujoonelisus seda nagu toetab. Ja siis, kui need proua Tatjana siis Bespatšenko läksid teist korda siis selle füüsika matemaatikateaduse spetskandidaadi juurde, kui ta oli veel ühed mõõtmisaparaadid muretsenud, et mõõta siis seda aparaadi toimet või seda voolu, mis sealt toimub või seda, ütleme, kuidas seda öeldakse, seda energiat, mis sealt tuleb, siis selle aja peale ostis proua Tatjana Alibabast täpselt koopia samasuguse välimusega aparaadi, nagu meie on see PEM1, see hõbedane kohver. Ta ostis selle mõttega ja nüüd nad võtsid kaasa selle uue PEM-i aparaadi ja selle AliExpressist ostetud uue täpselt koopia, ainult Fogo nimi oli puudu sealt, nagu öeldakse, aparaadi kaasa ja nüüd nad läksid sellega kahekesti sinna mõõtma neid tulemusi, et mis need erinevad aparaadid siis tegelikult näitavad. Ja ta oli üks esimesi, kes see naine, see Tatjana, kes esimesena ka esimesel sellel PEM põhiastme koolitusel käis Moskvas, oli kuskil ka 30–40 inimest, kus neid õpetas Ljašušenk ja minu meelest teine oli vist see doktor Tsibin, kes meil ka Eestis siin käis. Ja nemad siis tegelikult võtsid nüüd kaasa ainult ühe PEM-i aparaadi, sest 2 seda erinevat PEM-i nad juba omal ajal mõõtsid ära selle, nad teadsid, et seal on samasugune energia liigub ja näete, see on siis nüüd pilt, mis nad tegid siis sellest aparaadist samasuguste tingimuste puhul, mis oli nüüd meie Fogo PEM-i aparaadil, tegid siis pildi nüüd selle voolu näitajatest. Ja kui see mees nägi seda, siis ta ehmatas nii ära, ütles, et hoidku jumal selle eest, et keegi selle aparaadiga inimese keha külge läheb. See on ju vool, mis tapab rakke. Ja kui te tuletate meelde, et te filmis näinud ka vahel niimoodi hüppab ja kargab, kui südames on mingi väga sarnane, mitte päris selline, aga väga sarnane on niisugune üles-alla hüppamine, see südamelöögi tugevust ta näitab või seda pulssi ja mis see seal reanimatsioonis näitab. Nii et tegelikult seal ei ole mingeid impulsiivsusest juttugi, vaid see on, ta ütles, et
see laine siin oleks nagu otsevooluvõrgust, mitte midagi ei ole siin modelleeritud, mitte midagi ei ole vahet ja see on täielikult tappev, raku tasemel tappev asi ja ta ütles, et sellest tuleb kaugele eemal hoida. Ja näete, siin on siis samamoodi tehtud, on siis sagedusi muudetud ja ikka pilt jääb samasuguseks, üles-alla hüppab, mingit sinusoidi ei ole voolavust, ei ole sellist sinusoidset head energiat. Ja siis muidugi selle aja peale, kui ta selle AliExpressis selle aparaadi ostis, oli ka siin Venemaa on ju suur ja lai ja seal oli ka juba kogemusi mõne inimese käest ja üks siis minu meelest oli temal üks tuttav, oli surgutis, rääkis, et temal oli nagu lausa kõrval kabinetis üks inimene, kes oli siis arvas, et no miks peab siis Fohost aparaadi ostma, kalli aparaadi, et näed, seal AliExpressis on tunduvalt odavam, täpselt samasuguse välimusega ja nad tegid tegelikult kuskil päris lähestikku kabinettides tööd. Ja tulemus oli see, et ühel hetkel see inimene nagu tuli tema selle Foho partneri juurde, ütles, et ma ei tea, mis sa teistmoodi teed, aga minul nagu ei jää inimesed pidama, nagu abi ei saa, aga näe, sul on ukse taga järjekord, inimesed on abi saanud, info liigub ja mis siis erinevust on, ma teen ju täpselt samamoodi nagu sina. Ta nagu ei tajunud seda, et erinevus oli selles aparaadis. Erinevus oli selles, et ta ei usaldanud siis Fohot nii palju, et panna natukene rohkem raha ja ta arvas, et kui ta nüüd saab 10 korda odavamat, et siis tema on kõvasti sellega plussis. Ja meil on siin alles hiljuti, siin Elve rääkis, sama lugu oli Eestis, kus talle öeldi üks inimene, kes oli plaanis Foho aparaadi osta, ütles, et aga talle avati vahepeal silmad ja tema saab kuskilt odavamalt. No ja see oli vahe oli küll väga väike, see oli vist lausa mingisugune alla 100 euri, aga see selleks. Ja minul on ka selliseid kogemusi, kust ma tean, et on koolitusel käinud inimene, kes selgus, et ostis ka AliExpressist ja teeb teenust. No nii, et ma arvan, et siin on veel teisigi, keda me kõik ei tea. Ja ma tean ka seda, et siin nii mõnelgi firmal oli plaanis samamoodi sellele turule selle aparaadiga tulla, sest nad nägid, kui suur furoori see PEM-aparaat meil Eestis tekitas, kes mäletab aastaid tagasi, kus aparaat meil turule tuli, siis olid meil ikkagi 60-80 inimestega saalid, kus siis toimus see koolitus ja esimese massaaži astme väljaõppe. Neid oli korduvalt, noh niimoodi, nüüd on meil väiksemad seal paarikümnesed, eks ole, nüüd tehakse ka Zoomis ja ma teen eesti keeles veel väiksemale grupile, aga siis tookord olid jah, kõik olid 60-80 inimest saalis. Ja eesmärk oli jälle samamoodi äri, eks ole, et teeme analoogse aparaadi, tähendab ja saab analoogseid tulemusi. Keegi ei tulnud selle peale. Mina muidugi ütlesin ka inimestele, kes siin on nendel teemadel siin mul ka koolitustel käinud ja võib-olla veebiseminaridel, et teate, ma võib-olla julgeks Hiinast posti teel tõepoolest mõne kinga või mingi riideeseme osta. No mingi sellise asja, millega ma ei pea inimese tervise kallale minema, aga ühtegi aparaati, mis tervisega tegeleb, mina interneti teel küll ei julge osta, eriti nii kaugelt, kus mul ei ole mingisugust garantiid, mismoodi see töötab, mis seal sees on ja kui midagi juhtub, kes meid siis aitab. Ja kui midagi juhtub, ma võin teile öelda ka, meil Eestis on ikkagi ametlik Foho esindus olemas, meil on Eestis ametlik ladu, meil on laos need PEM1 aparaadid ja PEM3 aparaadid olemas ja kui kellegiga midagi juhtub, siis on tegelikult võimalus need kas siis garantiiremondis ära teha, kui on midagi lihtsamat või siis lausa ära vahetada. Meil on neid juhtumeid juba ka meie esinduses olnud, kus tegelikult tuleb terve aparaat ära vahetada, sest ta tegelikult seda ei ole võimalik nagu parandada. Ja nüüd siis veel üks pilt teile. Nimesid nimetamata, millise firma aparaat on, aga mõned, kes on vanad olijad, taipavad võib-olla ära, millele ma vihjan, millise firma aparaat see on. Aga see on siis, näete, massaažitoime, siis selle ütleme absoluutselt teise firma aparaadiga, mida nimetatakse ka bioenergoregulatsiooni tegevaks või bioenergomassaaži tegevaks aparaadiks. Ja see on siis nüüd
mina nägin filmirõiku sellest, kus siis me selle aparaadiga tehti temale arvatavasti katseks, et veenduda, et asi on ikka kahtlane ja mees nägi ka lõpuks fotot oma seljast ja ütles, et ma loodan väga, et see läheb üle. aga kui te nüüd tuletate meelde, milliste lainetega ta toimetab, et see on rakku tappevate lainetega, siis see on esimene ja viimane kord, kui selle aparaadiga üldse võiks siis nagu seda tööd teha. Resultaat on nagu näha. aga PEM-aparaadi puhul on ju tegelikult niimoodi, et kui me nagu räägime nendest energiatest, siis öeldakse, et kui inimene sünnib, siis tema pinge on kuskil 16 volti. Elu jooksul on 8 ja siis, kui ta sinna teise ilma poole hakkab liikuma, jääb järgi energiat ainult 2 volti. Ja teatavasti see meie PEM-aparaadil on siis needsamad energiat tehtud nii, nagu meie rakus on. Ta on rakule kodused head energiad. Nii, mis siis veel? Sõrmikute kohta tuleb veel film ja nüüd ma ei tahaks nagu negatiivse poole ära lõpetada, mõni sõna ka sellest üldse, mis see PEM-aparaat teeb. Et tegelikult on ta nagu lihtsalt, kui me kindad paneme peale, kõik teavad, kes on PEM-aparaadiga ise tööd teinud, et kui ühe kinnaste kaudu paned ühe kinda peale, siis ei toimu midagi, aga lülitab siis sellise mõnusa vibratsiooni sisse just siis, kui meil on mõlemad kindad peal. No siin on näha pildi peal tehakse esimese astme liigutust, see on piki selgroogu ja pärast piki kusepõie meridiaani on see teine liigutus, see on kahel pool selgroogu, siis kinnastega minnakse. Ja eesmärk veel kord, iga kord peab olema mõnus, ei pea olema valus, see on nagu valu ja mõnu piiri peal, see ei pea olema hambad ristis ja nagu öeldakse ka krampi tekkiv, siis on midagi valesti, siis tuleb kohe nagu sagedust ja pinget alla lasta. Ja loomulikult ta mõjutab kõiki meie kudesid, ühendavad kudet, lihaseid, vere- ja lümfisooni, nagu ennem oligi mainitud. Ja veel kord panen veel kirja, mis see põhitalitlused sel aparaadil on, mida te peaksite kõigepealt, siin on küll number 8 alla ta pandud, et ta on tegelikult meridiaanide puhastamine. See on nagu vaadake voolav jõgi, mille sees on kuskil paisud ees või on tropp ees, eks ole, siis ta puhastab need ära ja eluenergiat siis saab paremini käima. Sama asja ta teeb ka veresoonte ja lümfidega. Loomulikult ta väljutab ka toksiine, vereringest ma juba mainisin, raku aktiivsus loomulikult suureneb, sest rakud saavad uuemat toitu kiiremini kohale, teatavasti meie kõige väiksemate veresoonte kapilaaride kaudu. Ja kellel siis on nagu jalad paistes, et ei lähe nagu see vesi sealt kenasti välja, vahel jalad on rohkem inimestel paisted, et siis see väga hästi aitab ja loomulikult ka närvisüsteemi ja sisesekretsiooni puhul on see väga tugev regulatsioon. Paljud inimesed on nagu öelnud isegi, et elus esimest korda ma magasin nii tugevalt ja nagu hästi, nagu öeldakse, mõnuga. Ja protseduur, mida veel võiks nagu rõhutada, mida kõik peaksid teadma, kes sellest PEM-aparaadist kuskil räägivad või esimest korda ka kuulevad, et ta on samaväärne 10 massaaži seanssiga. Nii et kui me oleme ükskord PEM-aparaadi all bioenergia regulatsiooni teinud, siis meie oleme püüdnud välja ajada organismist neid patogeenseid tegureid, seda tuul, külm, niiskus, kuumus, need on need tegurid, mis on tegelikult meie haiguste algpõhjusteks. Ja me viime välja need patogeensed tegurid ja viime välja toksiine, mida võiks alati veel mäletada, et siin on ka et on ära mõõdetud, et kuskil 4,1 grammi toksiine ühe seanssiga väljutub. Aga näete, siin on veel ka kirjas selline asi, et miks ma ütlesin, et täna me räägime rohkem Yang-Shen käitumisest ehk liikumisest ehk füüsilisest tegevusest. See on nagu, kui me PEM-seanss üks, mis tavaliselt peaks kestma kuskil 30, maksimaalselt 40 minutit väga suurte hädade korral, see me oleks nagu 6 kilomeetrit jooksnud ja osadel inimestel on isegi selline tunne, et kui nad on selle PEM-massaaži ära teinud, et järgmine päev on natuke need jooksulihased valusad, et nagu olekski jooksnud, mõned on sellised tundlikumad inimesed. Aga nagu näete, peale selle on tal väga võimas
nagu võimas sellepärast, kui te kujutate ette, et inimene on pikali ja surub rinnalt seda stanget ülesse. Näete, siin on 500 rinnalt surumist pikali asendis, et te teaksite, et kui suur võim tal on, et inimene ei peaks seda tegema liiga palju. Ma olen kohe kogenud siin, et mõned pakuvad tunni ja pooleteist tunni pikkuseid massaažiseansse. See on halb, see teeb organismi liiga. Ja siis, kui te teete parajasti 30-40 minutit, siis on nagu piisav koormus, et seda välja kannatada. Ja miks seda öeldakse ka, et ei peaks õhtu hilja tegema kuni kella 9-ni maksimaalselt, et seda mitte ööseks seda suurt koormust teha. Ja nagu näete, siis on veel ka energiakanalite puhastamise, on samane meridiaan ja ka anioonide neelamiseks, see on see värske õhu, värske õhu, nagu te oleksite metsa ääres, kuskil mere ääres metsas nagu seda värsket õhku hingaksite. Ja mida me siis veel proua Bespatšenko kaudu saime, siis nad proovisid siin ühed Vene aparatuuriga vaadata ka, näete, siin parempoolsel pildil on energeetiline potentsiaal, see on siis nüüd see aura mõõtmise vahendid, mismoodi aura muutub, kuidas ta selgemaks, ilusamaks läheb. Ja vasakpoolsel pildil on siis psühhoemotsionaalne seisund, kuidas siis need probleemsed kohad, kus on pinge tajus, ka on muutunud. See on ka niisugune tore pilt. Ja mida mulle meeldib ka näidata, kes me oleme kunagi mikrotsirkulatsiooni loengut kuulanud, siis ma olen seal ikka vahel näidanud neid fotosid, mis on tehtud mikroskoobis Peetri tassis peale seda, kui on lisatud verele, no ütleme niisugusele üsna paksule verele, meie verekapslid Sewaging Food, veresooni puhastavad kapslid Sewaging Food. Ja nüüd siin analoogne tehtud, siis võetud verd ja ennem bioenergoregulatsiooni seanssi ja pärast siis 30 minutit peale seanssi. Ja näete, täpselt see analoogne asi. Kui vasakpoolsel pildil on siis kõik need punased vereliigid kokku kleepunud omavahel, parempoolsel pildil te näete, et kenasti on juba lahknema hakanud, täpselt samamoodi nagu ma siin näitasin, nagu seda veresoonte kapslite Sewaging Food puhul. Ja meie kogemus on ka sedasama, räägib, et inimesed, kellel on need partnerid, kellel on olemas omal salongis või kodus aparaat, kapilaroskoop, millega saab näha meie kõige väiksemate veresoonte ehk kapilaaride liikumist ja kui puhas ta on, kui sirge ta on, kui hästi sealt veri läbi läheb, siis meie kogemus ütleb täpselt samamoodi, et ennem ja peale seanssi tehes on tegelikult ilmselgelt näha, et veri hakkab kiiremini käima ja väga paljudel juhtumitel ka on ilmselgeid veresoonte muutusi. Minul on kõige suurem kunagi olnud tõesti Pärnumaal kunagi, kus oli, kui te võrdlete näppu ja käevarte, siis temal oli just niimoodi, et kõik veresooned olid need veresooned olid niisugused näpu suurused, umbes nii võrdlusena, ja üks oli niisugune hästi jäme seal südamepiirkonnas ja kujutage ette, ma tõesti oma ihusilmaga nägin seda, kuidas peale ühte ainsat kõige tavalimast bioenergia massaaži seanssi, see oli kadunud, see jäme, see oli muutunud samasuguseks nagu need teised. Ja nüüd siis lõpetuseks, et mitte väga pikalt rääkida, mõned pildid, mida ma olen kokku korjanud hiinlaste käest ja nendelt loengutelt, mis meil on teinud siit-sealt, just, et te näeksite, millega on võimalik siis toime tulla. Lausa peale ühte massaaži on võimalik need inimeste kühmusid seal eemaldama hakata, aga teatavasti need piirkonnad, kus need mohud ja küürud ja kühmud on, need annavad kenasti meile teada sellest, et seal piirkonnas, seal selja peal on arvatavasti mingid probleemid ja tuletame meelde, piki selgroogu on meil kõikide siseorganite projektsioonid, nii et selle võrra on väga hea näha. Lülisamba kõverdumisest on kohe lausa mitu pilti, kellel on lastel on neid mulgi tutvusringkas operatsioone tehtud just selle lülisamba kõverdumise teemal. Lastega on see päris kenasti võimalik parandada. Siin on näiteks isegi ühed kuupäevad, üks alumine kuupäev, kus lapsel on väga kõver selg, 12. jaanuar 20. aasta, vaadake vana pilt, aga juba aparaadid olemas.
ja 16 jaanuar on ülemine, kus on juba näha, et see kõverus on tunduvalt väiksemaks läinud. Meil on olemas paljud partnerid üle maailma, kes mõned on võtnud ka laste halvatuse teemad ette ja igasugused sellised lastehaigused, just liigestega seotud ja närvisüsteemiga haigused ja nendega tegeleda ja nendel on ka päris häid tulemusi. Nüüd siis traumad, igasugused traumad, see puudutab nii sportlasi kui ka lihtsalt rahvaspordi tegijaid. Igasugune trauma või siis ka mitte ainult trauma, vaid ka spordi tegemiste energia taastumine on PEM-aparaadiga väga hea. See annab kohe võimaluse selleks, et sa peale järgmine kord juba tunduvalt paremas seisukorras oled. Meil on siin näiteid meie ühe partneri pojaga, kes tegelikult väga aktiivselt kasutab meie neid fohotooteid ja kõik imestavad selle üle, et huvitav, et miks temal ei ole nagu mingisuguseid hädasid peale neid, mingeid traumasid peale spordiaktiivseid tegevusi ja samas ta nagu võidab päris häid tulemusi ikka esikohtade peal. Nüüd psoriaas, nahahaigus, mida arstid ütlevad, et praktiliselt on see ravimatu ja ma tean, et väga palju seda ravitakse hormoonisalvidega ja tablettidega ja tulemus on see, et kuni kui see solvitoime kaob ära, siis jälle tuleb uuesti hakata määrima, sest teine mingi muu asi kontrolli all seda ei hoia. Aga näete, siin on siis nüüd 30 seanssi, see ei ole psoriaas, ei ole mingi naljaasi. Ja lisaks näete, see imeline eliksiir korditsepsiga, lintši kapslid ehk siis läikvaabik eesti keeles kapslid ja kaltsiumiallikas meie kapslitest Haitsai-Kai. Need kindlasti sinna kaasa. Ja see on pilt, mina vaatan just sellest doktorist, kes mind esimest korda PEM esimest astmet koolitas, kes ütles, ta on endine kirurg, Tsipin, ja tema ütles ilusti niimoodi, et vanasti ma pidin selliseid, ütleme, väga viletsasse seisundist ja sealt edasi juba jalgumist juba tekivad gangreenid ära lõikama. Aga tänapäeval ma tean, et meil on PEM-aparaat ja need aitavad säilitada jalad. Ja siin võivad olla suhkruhaiguse tulemusena ja kuidas kellelgi, aga väga palju suhkruhaiguse tulemustena just sellised jalad kipuvad olema. No veel nahaprobleemide puhul atoopiline dermatiit, kontagioosne mollusk, sellised sõnad on eesti keeles olemas, aga siin on ikkagi tundub olevat nagu noorema inimese käsi ja näete juba peale 3. seanssi on oluline paranemine näha. Mõelge, kui ta teeb seal 10, 20, 30 seanssi, mis siis toimub. Samamoodi toimub kõhu korrigeerimine, kellel on nagu näiteks peale sünnitamist on väga paljudel on see asi. Võib-olla siis, kes on nagu kaalust kõvasti alla võtnud, äkitselt on ka, nagu öeldakse, selline rippuv kõht ja ka siis jalgade kintsude korrigeerimine täpselt samamoodi. Loomulikult toimub ka kõhu korrigeerimine siis nüüd ütleme salendamise eesmärgil nabasonga puhul. Ja siin veel üks hull pilt psoriaasis lapsest, mida siin on öeldud kohe, et tema ostis selle aparaadi ja kuu aega tegi iga päev talle seda, pluss muidugi võeti ka selle lapsele vajalikke tooteid sisse, aga vaadake, kui hullus olukorras oli see vaene laps oma psoriaasiga ja kuhu ta oleks veel jõudnud. Ja nüüd siis nahaealised muudatused ma korra mainisin ka samamoodi, et kui nahk hakkab lõdvemaks jääma, eriti ma olen vaadanud, kuidas tehakse operatsioone nendel inimestel, kellel on tohutu kaalulangus, et nad seal kuskil 150-20 kilo maha, vot siis see nahk on nii välja veninud, et see järgi ei tule, tehakse puha operatsioonid. Aga meil on olemas bioenergoregulatsiooni aparaat ja sellega saab aidata. Ja loomulikult siis ka näonärvi halvatuse puhul olen ise näinud, meie koolituse ajal tegi ühele inimesele just see meie doktor ka seda ja kui ma mäletan, me filmisime seda tookord hoolega, talle näohalvatus, natukene oli tema tuttav partner talle seda massaaži teinud, aga mida siis see inimene, kes seal tookord massaažilaua peal lesis ja tundis seda mõjutamist, siis meil veel ei olnud ultraheliotsikuga PEM-aparaati, vaid see oli päris alguses, siis tehti seda ainult kinnastega.
ja siis ta ütles, et ta tundis, kuidas tal lihased nagu lõdvestuvad, et olid nagu hästi pinges isegi selle 15-20 minutise seansi jooksul. Ta tundis, kuidas tal lõdvestuvad näolihased, kuigi võib-olla meie nagu otseselt väga ei näinud, pikali asendes nägime paremini, et tal nüüd oleks väga kõvasti muutunud, aga tema tundis juba peale ühte seanssi. Nii, mida ma tahan veel öelda, seda, et väga paljud küsivad, et kui palju peab tegema kellelegi PEM-massaaži, seda on korduvalt küsitud, siis ütleks niimoodi, et kui meie mingi haigus on 20-30 aastat meie organismi tulnud, siis ei ole võimalik seda ühe seansiga või 10 seansiga ära võtta. Aga mida ma olen ise näinud, et näiteks skleroosis multiplexi puhul 10 seanssi pluss 6 aega vahet ja siis 5 seanssi vist järgi oli, inimene sai kepid korra kõrvale panna ja niisama ka kõndida. On räägitud raskete olude puhul 30-50 seansist, mis on tehtud, aga uskuge, see on tunduvalt parem variant, kui kõik see aeg mingeid ravimeid tarbida. Nii et see on see, mida ma teile tahtsin täna rääkida ja nagu ma lubasin, tuleb ka üks film teile mingil ajal, et me saame siis nagu vaadata, mida on ka korporatsioon oma aparatuuriga analoogseid uuringuid teinud, seal on ka sõrmikute kohta lisainfo. Ja mina selle esitluse praegu lõpetaksin ära ja siis meie võime ka mikrofonid lahti teha, kes tahab võib-olla midagi lisada, võib-olla midagi küsida.